Priit, tore on sind taas jälle rajal näha. Eesti meistrivõistlustel sa käinud ei ole. Miks sa otsustasid tulla lange Euroopa meistrivõistlustele? Jah, Eestikaid ma olin Itaalia laagris, et ei jõudnud tagasi ja 2 esimest etappi ei sõitnud ja siia sai tuldud selle, et esiteks koduetapp, et ma elan ju siin lähedal ja tuleb kõik oma panus anda, et kvaadirivi suurem oleks ja järgmiseks nädalaks, mis Pärnus toimuvad Eestikad, hea ettevalmistus siin, et mul on 5 nädalat olnud täitsa kvaadivaba paus, et ma tulin täiesti niimoodi külmalt siia peale, et proovin kuidagi hakkama saada siin. No, mis laagris sa käisid selles mõttes, et lisaks motocrossile sa oled ju ka hobustega ratsutanud, siis sa oled lumesaaniga sõitnud, et mis laagris sa käisid? Ma olin Itaalias, sõitsin kvaadi, sõitsin ratast, et tegin kõike, et matkasin mägedes, et see kevad ettevalmistus, vaatasin siin ilmad pole head ja siis otsustasin pikemaks jääda. No kui palju sa üldse sõita jõudsid enne seda lange Euroopakaid? Nagu ma ütlesin, 5 nädalat on täielik paus olnud, et pole saanud sõita. Vaatasin, et eile oli hoog päris hea. Kuidas sa ise rahule jäid? Ma ei ütleks, kas hoog hea oli, aga eks see on selline mugavustsoonis tempo, millega ma täna jõuan sõita, et ma mingeid riske absoluutselt ei võta, et ma täna lihtsalt harjun ja masinaga ja proovin mingisugust tunnetust saada, sest järgmine nädal on kõva kiire rada, et siis seal kannataks juba natuke kiiremini sõita. No eile esimeses sõidus sa olid 9, Mihkel Salujõe oli 10 sinu järel. Kuidas noored poisid sõidavad? Ma arvan hästi, et ma ei ole kõike seda jälginud täna, mis siin Eestikatel eelneval 2 etapil toimus, aga ma arvan ikka, et ega ma olen see aasta saan 39, järgmine aasta olen 40, et ma nagu väga ennast ei võrdle või ei vaata selle järgi, et nüüd ma pean kellestki eespool olema või tagapool, aga eks ikka, et siin paar noort kiiret, kes meil on, ei ole veel nii palju vanust täis, et saaks üldse siin sõita. Kas nimetad ka täpsemad nimed? Jaa, Rillo ja Sõna, et oleks, meil oli siin rahvuste koondisest juttu, et siis ongi niimoodi, et ideaalis oleks see võinud olla ju Saar, mina ja Rillo, aga Rillol saab alles septembris 16, et peab ootama veel aasta, et sinna minna. No sa mainisid, et Pärnu Eesti meistrivõistlusi on sul plaanis kaasa sõita. Milliseid võistluseid on sul veel plaanis kaasa sõita? Ma arvan, ma jooksvalt vaatan, et kui ilmad on head, päris sellise paduvihmaga ma ei viitsi enam sõita, et ma pigem käin ja naudin, et ma arvan, need, mis siin tulemas on, Tihemetsa Eestikas ja karikavõistlused, mis kvaadidel on, et need ma üritan ikka kõik kaasa sõita. No kuidas sul täna siis nii-öelda teises sõidus läks? Ma arvan hea, eks ma selline täna ongi, et ega küsiti, et sõbrad, et kuule, et aga see ei ole päris sina, et agressiivsus puudub ja kõik, et ma ütlesin, et aga ongi, et kui ma täna teen 3-4 ringi oma agressiivset sõitu, siis on mul lõpus raske, et eks ma täna niimoodi võtan oma sellise mingi stabiilse tempo, millega ma arvan, et ma suudan lõpuni sõita ja ma lihtsalt sõidan sellist turvalist kindlat sõitu, et ma kuskil mitte mingisuguseid riske ei võta. No milliste eesmärkidega sa üldse siia tulid? Trenn. Puhas trenn ainult? Puhas trenn. Aitäh ja edu sulle! Aitäh!